Nii, ja tervitused ka kommentaatori puldist väga sümboolselt ACDC Thunderstrucki saatel meeskonnad väljakule tulevad. Siin Holm jalgpallipargis, jalgpallikeskuses, jalgpallistaadionis esiliiga 17. voor Velko ja Nõmme United U21. Nüüd minuga koos siin ka tänase mängu abikommentaator Tere Silver. Tere ka minu poolt. Paistab, et nüüd on põhjust. Veensalu. Karjutakse tribüünilt, mitte tribüünilt, pingilt ka, et selle mehe vasakut jalga on vaja hoida ja Veensalu hästi leitakse Mölder paremale äärel, Nõmme United tuleb päris ohtlikult. Soodal vastas, Mölder võtab vasakule jalale, lükkab söötu ka ja tuleb ja jälle jääb Velko taha. Sinu jutu kinnituseks ja see Premium Liiga mees Rico Palu tuleb ja paneb ära, ikkagi Rico Palu tuleb ja lööb ja paneb ära meeskonna kapten. Ja ilus oli see küll, väga ilus oli. Neil oli ääres ruumi ja Truuvärtil seal tagapoole ei oska praegu peast öelda. Aga vaatame, Anton tuleb uuesti. Kas tuleb déjà vu? Anton sama koha pealt lükkaski selle värava söödu. Nüüd võtab ise, nüüd võtab paremale, läheb ka löögile ja paneb tagapostist mööda. Mängime 18 kraadises või 17 kraadises vihmas ja lõpetame mängu 25 kraadise päiksega. Nii Mägi läheb. Värav ette ja on olemas Andreas Kiivit, kelle kohta ma ütlesin, et on pisut vaikid olnud, pole teda palju leitud. Sinu sõnade kinnituseks, et küll ta leitakse ja leitigi ülesse. 24 minut ja 1-1 on tablool. Jah, väga mõnus jooksu tegi, muidugi Mägi oli see eeltöö tegija, eks, et võib-olla ilma tõttu on kiirused ka veits väiksemad, et võib-olla kuidagi lihtsalt seistes, ma ei tea, proovisin mingit teooriat leida ja Laaserile päris jõuliselt sisse, aga tuleb siit värava sööt ja Enrico Veensalu viib Velko väga kiirelt juhtima. 6-7 minutit tagasi alles viigistati ja nüüd ollakse juba 2-1 peal. Täitsa hullumeelne olukord, et siin tundus nagu Nõmme tõmbab seal ühe ära, tõmbab seal teise ära. Ja väga palju on ruumi Mägil ja leitakse ülesse ka ja Alo Määrekruv aplodeerib praegu Enrico Veensalule selle söödu peale. Mägi võtab vasakule jalale, lükkab värava ette ja nüüd ei olnud Kiivit seal õige. Nii, Timoti paneb. Sovole nüüd on väga palju jälle ruumi ja see vasak äär. See sama tegelikult, mida Nõmme United rünnakul kasutab, kaitses ikkagi lekib. Ja tuleb Laaster ja hooaja 18. Põrkas küll väga kiirelt väravast välja, jäi esmapilgul natukene kõhtama, et kas ikka oli värav, aga oli ja hooaja 18. on Ken-Lo Laaseril olemas ja 1-0 kaotusseisust või 0-1 kaotusseisust on Velko siin esimese poole lõpuks. Nüüd saame jätkata ja vedasime lõpuks üles leitsime selle päris lollis olukorras oleksime olnud, kus me oleksime mitu minutit rääkinud, et oi, hullult pikk, olles ise Velko legend. Aga ütleme, see Anton on päris tubli olnud. Krasnov, tema on selline showend, tema mulle meeldib selle pärast, lükkab päris hea söödu ja väga hea söödu lükkab, aga ei pane sealt vahetusmees Veske ära. Ja nüüd Kiivit ise lükkab selle palli minema, Palu ilmselgelt on tal hea löök, tal on ikkagi nagu luba tulistada absoluutselt igas olukorras ja Krasnov, aga Agarmalt veel üks supertõrje. Ja Nõmme United päris võimast survesi viimased 2-3 minutit ja Velko mehed. Õigemini üks vahetusmees kõnnib seal pinge eest läbi ja saab suure aplausi osaliseks ja nüüd Kiivit peaga ja paneb täpselt sinna, kuhu väravat ennast ette sättis ehk Ortegale. Veske, osavalt läheb Veske ja kahe mehe vahel ikka Veske palliga. Võtab veel paremale jalale ka ja tuleb eemalt löök ja tulebki Radomski, mees, kes on teisel poolel ikka väga pillis olnud, paneb selle paugu sinna alla nurka ära ja sinna Agarma enam ei jõua. Agarmal tundus, et vist olid mehed veits sees ka, et seda nagu lööki ei näinud nii. Meid ei kuulata, aga ju siis pildist praegu jagub. Aga nad on siin meie kõrval, küll nad kuulevad. Ja võivad alati küsima tulla midagi, kui ei tea. Ja läheb Veensalu poole väljaku pealt ja panebki Enrico Veensalu! Panebki Enrico Veensalu sellise asja! Niimoodi lõpetatakse seda turmtuld, mida Nõmme United pool tundi on pannud peale Velkole. Hullu maja. Ja kapteni vahel läks ka õige mehe käe väär. Ma arvan, sealt see löök tuligi, sealt see muidu ei oleks tulnud. Nüüd on Veske jälle vasakule äärele tagasi läinud. Saarnak murrab kasti. Ja veel on pall seal lahtine karistusalas või karistusala joone peal enam vähem.
Krasnov lükkab siin ette veel Toomingasele, Toomingas ja Agarmaks üles see pall lõpuks Agarmal on täna lõpetab. Pikk ette veel. Hea pall. Mõttus selle nüüd saab, suluseisus ei ole. Ei olnud. Eke Malki pakub talle ennast kõrvale ja Mõttus võtab ette vasakul jalale, lükkab värava ette ja siit tuleb veel. Siit tuleb ka 5. Ja kas see on Uku Malki või? Tundub küll. Et tahtsime Ekele debüütväravat, saime Uku. Ja kõik, 95 minutit on täis ja Velko vaatamata kõigele võitis lõpuks isegi teise poole. No uskumatu. Vahel... 45 minutist 40 umbes võid Nõmme United omad, aga